toimub. No see oli nagu rahvaluule natuke Kalevipojast ja muidugi ma tõlgin ja mul on tegelikult kuskil võib-olla 40 raamatut eesti keelest. Ja üks minu lemmikluuletaja, see on Artur Alliksaar ja see on Tartus elas ja see on fantastiline luuletaja, väga raske luuletaja ja kuidas Artur Alliksaari tõlkida, see on umbes seesama nagu Kalevipoja tõlkida, aga tore, kui ma enne ka tõlkisin rahvaluulet ja ma saan aru, kuidas teha näiteks instrumenteerimisvõtetest. Ja Artur Alliksaari raamat esimene ilmus väga ammu ja see siis lätlased ja eriti luuletajad väga hinnatasid ja noored luuletajad ka ütlesid, no see on midagi uskumatu ja see on absoluutselt teine modernism, mis on eesti keeles oli. Teine raamat juba ilmus natuke, see on võib-olla paar aastat tagasi ja siin on ka tema luuletusi. Aga kuidas on üldse Artur Alliksaari tõlkida? No näiteks see sama luuletus Draagi ja maagia. Ruuge, ruud, juur, puude, suude, suule, tuules, nuum, muul, suur, puur, luudetud huule, tuur, kuul, muud, suul, kuuldud uudis, tuuma, ruum, kuunar, muulil, tuubid, luubis, nuuska, suusa. Ja nii edasi. Ja see on, no seda ma ei saa. Siis ma pean ise kirjutama oma luuletus, võib-olla kasutan ka ja siis ma saan. Ja te näete, et luules on võimalik, kui ei saa tõlkida. Ja ma arvan, tõlgija, kes tõlgib luulet, temal on suured võimalus, ei võtta siis. No sellest Draagi ja maagia ma ei saa tõlkida. Aga mis teha nii? Mõnikord tuled sa nagu tuul ja kuulad mu kummaliste laulude kuminat. Sind veetleb mu juttude jumi. Ma ei tea, milline esiema esitas neid esmakordselt mu helli ees. Üheski ees ei ole ainult vilja, vaid ka lilli. Teinekord toob su hooga, voogav tooga väärikat välja mu rõõmude äärad. Siis sa tunnetad mu läheduse tähendust. Ja siis on, seda ma saan. Dažreiz tu atnāc klusi kā vējš un klausies manu dīvaino dziesmu dimdu, tevi valdzina manas runas dūna. Es nezinu, kādā vecā māte man tās pirmoreiz dziedājus pie šūpuļa. Visam ir ne tikai augļi, bet arī ziedi, citreiz tu parādies plānas drānas. Togā no tāliem tālumiem manu prieku krastā, tad tu jūti manu tuvuma gūmu. Siis on oluline, kui on Alliksaar, siis on oluline muusika, keelemuusika ja oluline ka mõtteid. Ja tema on filosoof luules. Kuidas on see võimalik? Näiteks see viimane rida ma tõlkisin läheduse tähendust. Mul on tuvuma kuumu, nagu läheduse saavutus. Ja, no, mida me saame. Ja see on väiksed nüansid, muidugi ma pean tegema. Mul on väga oluline ka plaanes, draanes, tooganud, talem. Või teine luuletus, seesama, mis on ka väga raske tõlkida, tualettide kontsert. Täna toimub kolossaalne kontsert, osavõtjad on mitusada korda rohkem kui osi, mida võtta. Algus ei välta enam kui hetke, avatakt on tavaakt, järgneb järgult jäsenev närvide pinge ja nii edasi. Ja kuidas, või siin on klaveri kurg, kattar ei keela keda kõnelamast. Tal on palju keeli, tromboonil on tromboos, aga ta ei tee sellest eraldi numbrit. Seda ka ma saan. Šodien notiks kolosāls koncerts, dalībnieku simtiem reižu vairāk nekā daļu, ko dalīt. Sākums sāksies jau pēc īsa brīža, pirmā takts ir prīmā akts, šurpu turpu rukkā trakā nervu spriedze. Tā nemaz īsti nav bīstama, jo ansamblis līdzinās ambulancei. Klavieru kakla katars kāri klāsta savu stāstu, klavieriem ir pulka dzēlīgu mēļu, trombonam ir tromboze, bet tas nemaz nesatraucas un turpina traukties kopā ar citiem. Oboja kā orators opera ar spiltiem smilkstiem. See on võimalik. Muidugi Artur Alliksaar ei ole ainult neid niisugused luuletusi, no temal on fantastilised ka filosoofilised luuletusi ja kõik on see sealt. Mida ma saan? Mida ma saan? Teine seesama hulle luuletaja teil on Ilmar Laaban muidugi. Ja Ilmar Laabanit luuletusi lätindamisel õnnestus mul veel enne, kui Ilmar surma temaga kirjavahetus pidada. Te kindlasti teate, et Ilmari ema oli lätlanne.
ja kui tema suri ära, temal oli 13, muidugi kodus nad räägisid ainult saksa keelt. Aga Ilmar oli nii rõõmus, kui ma hakkasin tema luulet tõlkima. Ja siis see kirjavahetus oli väga põnev ja väga huvitav ja muidugi tema seletas väga palju. Ja Laabanit, täpselt seesama nagu Artur Alliksaari ja Laabanit, no neid on tõlgimatu tegelikult. Aga no mis teha? Ma mõtlesin, okei, ma ei tõlgi, aga siis lätlane ka ei tea, kes on Alliksaar ja kes on Ilmar Laaban. Siis ma tõlgisin muidugi tema luuletusi, aga ma tõlgisin ka, kindlasti ka tead, et aastal 57 ilmus Ilmar Laabani Kogu Roosi selaviste. See ilmus Rootsis, muidugi Ilmar elas Rootsis. Ja mis see raamat, see on tegelikult aforisme ja see on sõna kalambuure ja mis siin veel. Aga seda ma natuke loen ja siis jälle ma pean olla väga vaba oma keeles, natuke improviseerida, siis teisiti ei saa. Roosi selaviste on iseenda nimekaim. Roose selavister pattisavas vaardemaassa. Aga mamma, miks magma ei lähe magama? Et mammu kamgan magma guleet nemanas. Roosi selaviste jahvatab kirju käsikivega oma käsikirju. Roose selaviste ruokas zirna malli rakstaa savu ruokrakstu. Stiilne nafta on enam kui fantastiline. Stilistiska nafta ei vairaagnega fantastiska. Kõik roomad roomavad Rooma. Vissi ruomies Rooma kus Rooma. Ja siis jälle see sõna roomad, tegusõna ei ole läti keeles. Aga iga lätlane teab, kõik teed viib Rooma ja siis ma kasutan Rooma nagu nimesõnast, ma koostan, ma tegutsen ja ma teen tegusõnu. Ja siis tuleb nagu roomad. Ja võib-olla praegu lätlased ka kasutavad see roomad ja nii. Ainult siis on võimalik, ma arvan, neid tõlkida. Isegi Doris Karvase hullu luuletus Andromeda, Mandrogare, Rodedendron, Mandala, Undru, Kundru, Cassiopeia, Christiania, Mannia, Grandiosa, Rossa, Mundi, Gloria, Lorber, Koriander, Androgünia, Salamander, Aleksandria. Seda ka ma tõlkisin ja see on lihtsam juba. Andromeda, Mandragore, Rodedendrus, Mandala, Brunci, Cassiopeia, Christiania, Mandia, Grandiosa, Rossa, Mundi, Gloria ja nii edasi. Ja see ei ole nii raske. Aga mida teha, kui Juhani Liivi võtame? Siis ei ole mingisugused niisugused mängud. See on puhas tekst ja see on klassikaline rüüm ja rütm ja mis siis teha? Lumi tuiskab, mina laulan kurba laulukest. Lumi keerleb tuule hoodest minu süda valudest. Lumi tuiskab, mina laulan kurba laulukest. Lumi kogub alla ääre, valu minu südame. Lumi tuiskab, mina laulan kurba laulukest. Laulan kuni hauas kaetud olen jääst ja lumedest. Snieg siia, unes dziedu. Dziedu skumju, dziesmu es. Sniegi virpuļi ono vējas, sāpes nāk no pasaules. Sniegi sijā, un es dziedu skumju, dziesmu es. Sniegi krāsies tālā malā, sirds ar sāpēm pierietēs. Sniegi sijā, un es dziedu skumju, dziesmu es. Kamēr vēja manam kapam pāri ledu sniegunes. Ja see on juba traditsionaalne, aga see ka väga raske. Ja näiteks edasi mul on minu lemmik ka luuletaja muidugi Jan Kaplinski. Janil on väga palju vabavärsi, aga temal on väga fantastilised luuletusi, mida tema kirjutas riimiga ja rütmiga. Vaikivat maa ja marjad, leib, sukkur ja sool. Vaikijat on palju ikka igal pool. Vaikivat pilvet valget, taiva sinagi. Oota küllap varsti, vaikid sinagi. Klusē zeme un ogas, maize, cukurs un sāls. Klusētāji daudzi, visur klusums tāls. Klusē mākoņi baltie zilās debesīs. Gaidi gan klusēsi, pats tu arī drīz. Või Hando Runner.
Me liigume loogeldes loojengu poole, me mõõdame päevaga määratud tee. Me liigume loogeldes loojengu poole, me süda on rahul, meid rõõmustab see, et loojengu kannul käib noorendav hommik, et hommikust algab uus päikesed teeb. Me streipuljem aizējam projām uz rietu, ar dienu mums mērāms ceļš bezgala tāls. Me streipuljem aizējam projām uz rietu, mums sirdis stāv mierā vaigs laimīgi bāls. Ka rietam pa pēdām nāk jaunīgi rīti, ka rītos jauns iesākas saules certāls. No, Hando Kaamaa tõlkisin ja tema raamat ka ilmus läti keeles ja ma mäletan, et ma tookord veel töötasin raadios ja siis keegi näitleja luges tema luuletusi ja siis keelati ära see saade. See muidugi see oli ilus maa, ilus maa ja kõik me teeme ja teie teete ka. Ja kõik see vanu asju, mida kirjutas Hando. See on üks asi, muidugi ma olen tõlkinud väga palju ka laste luuletusi ja Leelo Tungla raamat ilmus ka paar aastat tagasi mitmekülgne hüljes ja daudzpusīgais ruonis. Ja see on jälle midagi teistpidi juba luuletus. Ja üks on muidugi Kalevipoeg, siis on teine juba rahvaluule, siis on Artur Alliksaar, aga siis on laste luuletusi. Latviešu valodas saldējums. Läti keelne jäätis. Sulab lätikeelne jäätis kergelt keele peal karlums. Lätikeelne jäätis, näed siis, kõlab uhkelt saldējums. Ära jäätisega liiga, tee kui sul on gripp vai mumps, oled terve, sõida Riiga, hüüa uljalt saldējums. Võlusõna kaunilt kõlab näiteks liirum, laarum, lumps, läti laste võlusõnad, need on kaarums, saldējums. Latviešu valodas saldējums. Viegli mēlē pieskaroties, ātri kārums izkūst mums. Latvieši ir lepnie toties, tiem ir vārdiņš saldējums. Kakls savelkas kā stīga, angīna vai gripa bums. Esi vesels, brauc uz Rīgu, braši sakis saldējums. Mums ir skaistu vārdu pāri, līrum, lārum, tīrum, lums. Latviešiem ir burvju vārdi, tie ir kārums, saldējums. Ja siis ma tegin ka see söögi isu laul. See on fantastiline, mida üldse Leelo on, teil on suur kirjanik ja tõsiselt ma ausalt räägin, see seltsimees laps läks väga hästi ka Lätis ja nii edasi ja ka luulet on. Eks Pilafi sööta džiki, aga kreislaset tsadžikit väike hiinalesse prüüsi nairatades kiloviisi Venes süüakse seal jankat, kaviaari ja barankat. Ja siis edasi läheb, aga no siis jälle ma pean. Grietien mērce ir tsadžiki, plovu gatavota džiki, mazais ķīnietisēt rīsus, garus rīsus, īsus, krievu ēdiens ir saļanka, kaviāri un baranka, frančiem baltmaizei gara, amīši ir burger vara. Seda me, kui on Leelo tuleb Läti, siis seda mina teen nagu räppi. Ja siis muidugi minu sõber ja ka juba luuletaja Kontra, juba lätlane. Temal on värske raamat ilmus, vanasti meil oli Kontra ja Kivisõrnik ja see raamatu pealkiri on Abilabi. Läti keeles Abilabi, see tähendab nagu mõlemad parejad poisid. No kui nad on purjus või midagi nii, siis mõlemad parejad poisid ja Abilabi. Aga see raamat on värske ja see tähendab Tigruut ir būt latvietim, nii raske on olla lätlane. Muidugi, miks? Sellepärast, et eestlased joovad ära meie viina. Ja, aga see raamat läks väga hästi Lätis ja no, inimesele väga meeldib, kuidas Kontra ka räägib läti keelt juba vabalt. Ja Kontra õpetaja ka on siin olemas ja tänu ilmselt ja tema räägib. Vanasti me kohtusime Kontraga ja tema oskas võib-olla
rääkida. Ma luudsu Pietsaali, no valesti muidugi. Ja läti keelest ma muidugi saanud rääkida Dirsaatrilaatsesnaak. No sittu, ruttu, karu tuleb. No seda võin tema teada. Ja me läksime kuskile, ma arvan, see oli kuskil Jääkapil, see oli õpetajad istusid ja siis ma ütlesin, no kontra, no ütle midagi läti keeles, sina ütlesid, sina tead midagi. Ja siis tema räägis, et situ ruttu karu tuleb. Ja selles raamatus on niisugune lugu, et siin on väga palju luuletusi, mida ma tõlkisin eesti keeles läti keelde, aga mõned luuletusi, mida kontra juba kirjutas otse läti keeles. Ja tema mängib nagu eesti keelega väga hästi ja ilusti ja muidugi tema juba oskab praegu mängida see samamoodi nagu läti keelega. Aga no kontraluuletusi üks võib-olla ma loen ette, et hulludelt päevadelt ei ostnud midagi, lihtsalt hea oli tunda higiseid kehasid tomati pastas enesse vastas. Trakajās dienās neko nenopirku, vienkārši bija jauki just sasvīdušas miesas ar spaghetti man pretī. Mida ma teen? Kontrol on tomati pastas enesse vastas. No mul vaja riim, muidugi see vastas on väga oluline, pretī, ja siis ma kasutasin ar spaghetti man pretī. Tomati pasta me ei söö, no spaghetti me sööme tomatipastaga. Ja siis ikka on see sama lugu. Ja sellepärast, et kontratõlkida läti keelde ka on kohutav raske. Umbes see sama nagu Kalõpoja tõlkida. Ja nii. Okei, ja natuke väga kiiresti ma natuke mainin ja ma tõlgin ka soome keelest. Ja Heli Laaksonen, keda kindlasti te tunnete väga ilusti, sellepärast tema väga tihti ka Eestis ja esineb. Ja läti keeles juba Helil on 3 raamatut. Üks on Kad Kuosmei, see ilmus juba mitu aastat tagasi. Ja siis on laste raamat ja siis on värske raamat, mis ilmus nädal tagasi. Ja võib-olla rohkem, 2 nädalat tagasi, mitte rohkem. Ja siin on see sama lugu, mida tema kirjutas, Aurinko porkana vesi. Ja mul on Saul Burkanson uudens. Heli kirjutab muidugi murres ja mina ka kasutan. Siis kui ma tõlkisin Helit, siis ma mõtlesin, milline murre on sobiks. Ja siis ma kasutasin see sama keel, mis on Ainaži salatskriive. Siis on nagu Eesti piiril. See on liivi murre. Meil on liivi murre, see on läti keeles on liivi murret, on 2. Üks on Kuramaalt ja teine on Vidzeme, Liivimaa. Ja see Liivimaa on, kus on Ainaži salatskriiva ja siin on Limbaži veel. Mis keel on see? See keel on umbes see sama nagu Eesti. Nagu te teate, läti keeles on sugud. Läti keeles on naissoost ja meessoost ja meil on isegi ka tulevik. Ja sellest räägib, et eestlastele no sex, no future. Ja, aga see on nii ongi. Aga ma ütlen nii, et see keel, mida nad kasutavad salatskriivi Ainaži, täpselt nagu eesti keel. Väga lühike ja täpselt see sama nagu helikeel. See on väga kiire keel Soomes. Natuke üks luuletus loen ja siis lõpetame värske. Lähm ja koiv. Me ei tahro olla lähm koivu all, me ei tahro olla luov, me ei tahro oppi uutait ohjelma, ma ei tahro selvitä ei tyttär suhret, me ei tahro viiere sitten kirjat posti, me ei tahro soita kelan tädil, me ei tahro muista yhtäkin pinkoori, antaka mul olla lähm koivu all, vieke mu väsynyt nahk, kammarin permanol kakluni ette. Gossun värs, es gribut gossapaks värs. Es negrib nodarboties ar radīšanu. Es negrib zubrīt jauns aplausuma programmas. Es negrib skaidrot mācmeits būšanas. Es negrib šito vēstules tiektus paskast. Es negrib zvanīt slimokas tantam. Es negrib paturēt prātā nevien pinkot. Dot man gūt govei apakšvērs. Met man noguru šātu zista grīt kamīt priekšā. Ja see on tegelikult teine keel. Mina õpetan
läti keelt eestlastele. Vanasti, kui ma töötasin saatkonnas, siis oli arheoloogid, kes väga tahtsid õppida läti keelt. Pärast oli mikrolingi inimesed, kes tahtsid teada, mida lätlased räägivad oma koosolekus. Ja siis ma nagu valmistasin juba spioone. Ja siis on praegu ma õpetan läti keelt laiva peal. Meil on Riias on 2 laivad. Üks on Romantika, teine on Isabel. Laivad lähevad Rootsi, Läti ja siin töötavad väga palju eestlasi ja siis ma õpetan. Ja siis ma räägisin, kuule, võib-olla ma õpetan teile seesama murre. Siin on väga lihtne eestlastele. Ei ole sugud, ei ole lõpud ja ei ole probleeme. Ja sellepärast tõsi saab, no ilmselt teab väga hästi, kui eestlastele, no kuule, kuidas on, siis tema peab mõtlema, kas on A-ga lõpub, S-iga lõpeb, kas naissoost, meessoost ja see on hullum aja. Aga see murre on väga, väga lihtne. Ja heli tuleb ka Riiga, mitte Riiga, aga võib-olla üldse Läti ja tema väga palju esineb Lätis ja praktiliselt see raamat läks 4 trükk juba. Ja lätlased loevad helid väga ilusti ja hästi ja keegi nagu kui oli meie õhtu ja siis keegi tuleb ja tuli ja ütles, et tegelikult ma luulet üldse nagu ei loe, aga helid ma loen. Ja nii. Okei, võib-olla varbūt atkatus veel, on tades veid. Varbūt var iepazīstināt ar nosaukumu Vāsti. Jā, see on jääpurikas ja see on kõlab üks Amerika helilooja.
lõpetan selle õhtu ühe oma luuletusega. Ja muidugi ma kirjutan väga vähe, sellepärast mul ei ole aega. Mul on ikka, ma pean tõlkima soomlasi ja eestlasi. Aga mul ilmub ikka raamatuid teises keeles. Ja siis mul ilmus inglise keeles Iirimaal. Ja see ka lugu, et ma ütlesin, kuule, ma lähen Iirimaale. Ma loen. Nad ütlesid, keegi nagu ütles, aga sina ka. Sellepärast Iirimaal elavad väga palju lätlasi ja nad loevad muidugi kõik, vaatavad ja mitte luuletusi, aga mina lugesin luuletusi. Nad loevad midagi muud seal. Ja siis ilmus raamat, mul on rootsi keeles minu tuttav ja hea luuletaja Juris Kronbergs, kes elas, praegu tema elab Lätis, tema kolis ära Rootsist, aga tema tõlgis väga palju ka rootsi keelde. Ja siis on muidugi see eestikeelne raamat ja siis ilmus ka niisugune kogu, kus on mina ja Doris Kareva luuletusi ja loenguid Tais. Me käisime Tais. Me pidasime loenguid harmooniast. Mul on väga meeldib ja kuidagi, kui ma kohtasin esimene kord Jan Kaplinskit, see oli kuskil nõukogude ajal ja temal oli, siiski oli, võib-olla ei olnud väga palju, aga budismi raamatust ja siis ma ka tegelikult väga palju loen ja mõtlen selle peale. Aga siis ma lõpetan selle õhtu. Üks luuletus kahes keeles. Tegelikult ma ikka kasutan ka soome keelt natuke, sellepärast me oleme Tartus ja me oleme Tamperes tegelikult. Suits on kurb, on suits tulekurbus, mille järgi igatseb tuli. Mis tuli on? Tõlgin tuult läti keelde, mul kodus on hea tuha läti ja suitsu õigekeelsus sõnara. Savu on surua, onko savu tulen surua, mitte tuli. Ikävöi, mitte tuli on. Käännän tuutta latviaksi. Minulla on kotona mainio tuhka Latvia ja savun oikea kieli syyssanakirja.